õhtust, head sõbrad, head kuulajad. Mul on hea meel, et Euroopa keelte päeval ehk täna me esitleme teile 3 raamatut. Meie projekt on seotud rahvusvähemuste kultuuride päevadega, mida korraldab Eestimaa Rahvuste Ühendus koostöös Tallinna linnaga. Ja mina siis teen esitluse oma raamatust, mille nimeks on ERSA pärand Eesti arhiivides. Ilnur Hairulin Tallinna Baškiiri kultuuriseltsist teeb esitluse raamatust Salavat Julaev Eesti mäletab. Ja Musnadi Udmurdi päritoluga luuletaja, kirjanik teeb esitluse Udmurdi luule antoloogiast, mille nimeks on Hõbepaat. Ja igaühel meil on umbes 20 minutit ja alustan mina, kuna minu raamat on just ilmunud ja mul on hea meel teile sellest rääkida. Kõige värskem. Kõige värskem, ja ütleme nii. Mina olen pärit Mordvast, minu nimi on Natalja Ermakov, nagu te näete presentatsioonist. Ja sellel teemal ma olen mõelnud mitu aastat. Aastal 2014, kui ma kirjutasin oma doktoritööd ja väitsin oma doktoritööd, Ingrid Rüütel ütles, Natalja, Eestis on nii palju materjali ERSA-dest ja mokšadest. Palun uuri seda ja tee hea raamat. See on meile kõigile, mitte ainult eestlastele, ERSA-dele, mokšadele, vaid kõigile soome-ugrilastele, sest tõepoolest see materjal on väga rikkalik. Ja siis 3 aastat tagasi ma sain toetust hõimurahvaste programmilt ja hakkasin uurima, mis meil Eestis on, mis on seotud ERSA ja mokša kultuuriga, pärimusega, keelega ja nii edasi. Ja kõik te teate, et soome-ugri liikumine Eestis on väga kaalukas oma peaaegu sajandi pikkuse ajalooga ja kõik see materjal on erinevates kogudes, näiteks Eesti Kirjandusmuuseumi kogudes, Eesti Rahva Muuseumi kogudes, Eesti Keele Instituudi, siis ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning muidugi ka meil siin tegutsevad erinevad ERSA mokša seltsid, Mordva kogukond ja nende arhiivides nende aastate jooksul on ka väga palju materjale. Nendes arhiivides on hoiul Eesti teadlaste poolt kogutud folkloori, esemelise kultuuri ja muude andmete kõrval ka Mordva, Tatarstani, Kuibõševi. Praegusel hetkel see on Samara oblasti uurijate poolt taletatud ainestik. Ja Eesti teadlaste poolt see ainestik ja kogutud materjal on väga mitmekülgne ja sisaldab vaimse ja materiaalsete kultuurinäidete kõrval ka välitööde päevikuid ja neid on päris palju, 12 tükki. Kommentaari ja märkmeid aastatest 1913 kuni 2024, mis on sellest raamatus kirjeldatud. Enam kui sajandi jooksul on paljugi muutunud, mida näeme folkloristide, etnograafide, keele ja muusikateadlaste, üliõpilaste, fotograafide ja operaatoride silmade läbi ja nende kogemuste kaudu. Ja need välitööd suuremal määral toimusid Mordva autonoomses Nõukogude sotsialistlikus vabariigis, nüüdses aga Mordva vabariigis. Ja mõned materjalid olid kogutud ka Tatari ja Baškirimaal erinevatel aegadel. Nii nagu ma ütlesin, et need materjalid mitte ainult ERSA-dest, vaid need materjalid on mokšadest ka. Ja näiteks esimesed 7 Mordva eset saabus Eesti muuseumi kogusse juba aastal 1913. Et te näete, siin on raamatu
kaane peal on väga ilus pilt ja see on esimene pilt, mis oli saadetud Mordvamaalt Eestisse ja see oligi 1913 aastal. Veelgi varasemasse perioodi jäävad keeleteadlase ja Peterburi Teaduste Akadeemia liikme akadeemik Ferdinand Johan Veidemanni keelekogud, kes kogus Ersa Mordva grammatika jaoks andmeid Revali ehk Tallinna garnisoni ajateenijatelt ja sellest väga põhjalikult kirjutas oma raamatus ka jahtproosas. Muidu see süstemaatiline kogumistöö algas alles aastal 1960 ja muidugi see oli tehtud Paul Jariste juhendamisel Tartu Ülikoolis. Muidugi väga suure jälje jätsid uurimislukku Eestist pärit Eevi Astel, Ülo Maaring, Henno Sarv, Marika Mikor, Juri Karm ja näiteks need, kes tulid siia õppima nagu Viktor Danilov ja kes jäi õppimise järel elama Tartusse. Suure missioonitundega kogusid teadmisi Ersa mordvalased Mihhail Tšuvašov, kelle materjal on pärit Kuibüševi oblastist ja Viktor Danilov on kogunud aines Tatarstanist, kus Ersa kogukond elab kompaktselt. Näiteks Zoja Oškina, Eesti Mordva Seltsi liige, on ka Tatarstanist, sellest rajoonist, kus on pärit Viktor Danilov. Materjali muidugi ülekaalukalt kogutud eakatelt informantidelt, ennekõike külaelanikelt, sellepärast ma mõtlesin, neid on umbes 400 inimest ja nad tegid nii suure panuse tol ajal, et andsid meie pärimust edasi Eesti teadlastele ja ma mõtlesin, nende nimed on kindlasti väärt seda, et pühendada oma raamatu nendele ja ma seda olengi teinud. On tegemist erinevas vormis ainestikuga, käsikirjade ja päevikute kõrval leidub audio, video ja digisalvestusi ning muid visuaalseid teadvustusi, pilte, skeeme, illustratsioone, kaarte ning esemed. Muidugi seda kõike saab vaadata infosüsteemist Kivike, et te saate seda leida Eesti Rahva Muuseumist ja Eesti Kirjandusmuuseumi koduleheküljel, kus on kirjas folklore.ee Sugri Mordva. See lehekülg on täiendatud ja sinna on juurde lisatud ka viimaste aastate jooksul tehtud erinevad tööd, teadustööd või uurimused, mis on tehtud. Samas näiteks ka Eesti Ersa sõnaraamat on lisatud juurde. Et näiteks siin te näete ühe kirja Eesti kolleegidele ja ma loen teile ette natukene, mida Tšuvašovi vend kirjutas ja miks nad pärandasid oma materjali, mis oli kogutud üle Mordvamaa ja Kuibüševi ja Samara oblastis ka, miks nad seda tegid, nii Tšuvašov kui tema vend. Kallitele Eesti kolleegidele Kõiva Otilia Robertovnale ja Rüütel Ingritele ja ta unustas, mis ta isa nimi oli. Kirjutab teile Žõtomõris Tšuvašov Ivan Ivanovitš, Mihhail Tšuvašovi vend. Hiljuti kutsus vend mind enda juurde ja ütles umbes järgmist. Mina olen tugevalt kinnitatud voodisse, haigus progresseerub pöördumatult. Mul on väga kahju minu folkloorsetest töödest, võimad kaduma minna hinnatud kirjapanekut. Aita neid süstematiseerida ja saata neid sihtkohta. Algas keeruline ja väga huvitav töö magnetofooni salvestuste süstematiseerimisel. Kõlavad vanad Mordva laulud, itkud, šaštuškad ja ei ole lõppu nende kogusel ega mitmekesisusel.
kui palju asukohti ja Mordva külasid ta külastas, sõites läbi ringi. Märkmete süstematiseerimisel ma veendusin, kui suure panuse ja jõu pani vend selle töösse. Kui see töö hakkas lõpule jõudma, siis ta küsis, kas ta võiks selle materjali jätta kasutult seisvaks koormaks või anda edasi kindlatesse kätesse. Ta hakkas nimetama organisatsioone ja inimesi, kes võiksid seda materjali kasutada ja kibestunult ütles, et ühtedele võivad need salvestused mitte meeldida ja teised ei pruugi neid kasutada sihipäraselt. Ainult minu Eesti sõbrad, ütleb ta, võivad tõeliselt hinnata minu tööd ja kasutada seda sihipäraselt. Ja nii olid üle antud väga rikkalikud materjalid Žõtomõrist Tartusse. Väga palju infot ja mitusada lehekülge Viktor Danilovi käsikirjalisi materjali ja helisalvestusi on ka Tartus Eesti Kirjandusmuuseumi Rahvaluule arhiivis. Ja Danilovi helikogu moodustab 242 helisäilikut ja sisaldab Rahvaluulet Ersa, Mokša, Vepsa, Vene, Eesti, Tšuvašu, Udmurti ja Vadja keeles. Ja need tõepoolest, need materjalid on väga mitmepoolsed. Ma sellest pildist juba teile rääkisin, see on esimene pilt, mis oli saadetud ja meie esimene side Mordvamaaga aastal 1913. Eestlaste teiste rahvuste poolt kogutud erinevad küsitlusandmeid ning põnevaid ja haruldasi esemeid hoitakse Eesti Rahva Muuseumis. Ja nende hulgas muidugi esimesed esemed olid ka Mordva omad, 7 täiskomplekti ja juba aastal 1913. Ja see materjal on hoiul Eesti Rahva Muuseumis ja nii palju päevikuid Mordva maa kultuuri, keele ja inimeste kohta ja nemad veel ootavad oma avalikustamist. Muidugi on infot ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Žanna Pärtlas on käinud erinevatel ekspeditsioonidel ja sealt on ka väga palju toodud musikaalset infot, kuidas esitatakse Ersa ja Mokša laule ja mina ka paar aastat tagasi olen käinud Eesti Mordva Seltsi poolt nendel ekspeditsioonidel ja sellest ma olen kirjutanud ka oma raamatus. Et siin näiteks näete, kuidas need salvestused käisid, et Mordvamaal kahjuks veel ei olnud sellist salvestust, kus saab 6 häält korraga salvestada, kuid Muusika- ja Teatriakadeemial see võimalus on olemas ja nemad korraga salvestasid Mokša mitmehäälseid laule. Ja siin te näete Žanna Pärtlast ka, kes seda tegi koostöös Mordva Riikliku Ülikooliga. Eesti Keele Instituudis on väga palju infot Ersa ja Mokša pärimuse kohta, kõigepealt keele kohta, mis oli kogutud aastatel 1954 kuni 1962. Ja muidugi seal on ka esimene Eesti Ersa sõnaraamat ja sellest on ka kirjutatud selles samas raamatus. See on 600 erinevat märksõna ning mõeldud abistama Ersa keelsed ja kultuurist huvitatud eestlasi või soome-ugrilasi, kes tunnevad huvi meie kultuuri ja keele vastu. Muidugi on väga suur roll sellel, inimestel, kes tulid siia elama, Ersad ja Mokšad, kes väga pikka aega elavad siin, mõned tulid tööle, teised olid saadetud siia, kolmandad tulid nagu mina näiteks õppima Tallinna Ülikooli. Et kuidas meie roll, mis me siin teeme, milleks me oleme siia saabunud, mis meid ühendab ja muidugi soome-ugri liikumisel on väga suur jõud ja roll meie keelte ja kultuuride säilitamisel.
Tartu Ülikoolis on ka olemas sugulaskeelte arhiiv, kus on ka hoiul väga palju infot, sellest ma lähemalt kirjutasin raamatust. Ja kokkuvõtteks võin öelda, et soome-ugri liikumine Eestis on väga kaalukas oma peaaegu sajandi pikkuse ajalooga. Ja selle aja jooksul on Eesti Rahva Muuseumisse talletatud väärtuslikud rahvarõivaste, ehete ja majapidamistarvete kogud. Ning need korraldatud ekspeditsioonid, mis olid Mordvamaal, Tatarstani või Baškortostani, andsid ka väga palju infot meie sugulasrahva kohta. Suur roll oma kultuuripärandi toletamisel on ka Eestis elavatel mordvalastel ehk kersadel ja mokšadel, kellel on säilinud kontaktid oma kodumaaga, etnilise kodumaaga. Ja Eesti arhiividesse kogutud materjalid pakuvad autentsena suurt huvi, annavad väärtuslikku teavet nii folkloristidele kui ka muudele valdkondade uurijatele. Ja seda võib kasutada ka haridussüsteemis. Suur tänu tähelepanu eest. Ja nüüd annan sõna Ilnur Hairullinile. No Ilnur tahab ikkagi sõna anda udmurtidele, kuna on praegu soome-ugri teema ja varsti on hõimupäev. Ja me räägime siis soome-ugrilastest edasi. Mul on hea meel anda sõna Mušnadile, kirjanikule udmurdi luulest ja udmurdi antoloogiast Hõbepaat. Mina mõtlesin, kui Natalja kutsus mind siia, siis ma mõtlesin, need ajad on juba nii ammu olnud, et neil raamatud, mis me Trummiga ja laulud saates esitasime, see oli juba umbes 20-15 aastat tagasi. Siis ma mõtlesin, miks mitte, sest just see udmurdi luule antoloogia, mida ma olen koostanud, see sai ju tänavu 20-aastaseks. 20 aastat tagasi mina ise ka tulin Eestisse. Enne seda ma 5 aastat töötasin Rahvusraamatukogus Udmurdimaal. Ja filoloogina olen alati luulet väga palju lugenud ja teadsin udmurdi kirjandust väga hästi. Ja kuna udmurdi antoloogiat veel udmurdidel endil ei olnud, udmurdi luule antoloogiat just, siis see mõte luua udmurdi antoloogiat oli mulle nii südamelähedane. Et ma mõtlesin, miks mitte, ma olin noor ja julge ja mulle tundus, et see on tehtav ja näed tegingi. Ja esimest korda sai siis udmurdi luule antoloogia ilmuda. Enne seda ei olnud, pärast seda tuli juba 3 luule antoloogiat praeguseks ilmunud. Ja see kõige noorem autor, kes siin raamatus on praegu juba 40-aastane. Aga tol ajal tal ei olnud isegi oma luuleraamatut veel. Mina püüdsin siia kokku panna need tekstid, mis räägivad identiteedist, kuidas udmurdi luuletajad mõtlevad endast nagu udmurdist, udmurdi rahvuse kandjast ja mis on nende jaoks vabadus, kas see on võimalik või mis nad ise arvavad. Ja tekstid on siia koostatud mina olen see, kes luges need tekste kõike ja valis. Nii et iga autorilt, kuna mul oli soov näidata nii klassikuid kirjandustekstide esimesi kirjutajaid kui ka tänapäeva kirjandust, siis autoreid oli väga palju. Siia raamatusse siis
sai 130, ma praegu lugesin, luuletajat ja igast on antud siis 2 luuletust valitud. Muidugi kõige rohkem on siin näidatud, kõige rohkemad on autorid sellest põlvkonnast, kes olid tol ajal noored. Et mind huvitas just noor luule ja nagu on näha Udmurdi luules 90-ndatel ja 2000. aastate alguses oli hästi palju noori naisi. Praegu vaatasin seda nimekirja, kelle luuletusi on siin olemas, siis mõtlesin, et paljud nendest luuletajatest enam ei luuleta, et nendel ei ole ilmunud raamatuid. Ja mõni, kellega ma suhtlen, jättis luulet kirjutamisega üldsegi. Et see oli siis 90. lõpu ja 2000. aastate kirjanduse pilt selline, et varem kirjutasid, siis ma arvan, see oli üldiselt selle riigi loomise vabaduse midagi oli uut, lipuseadus võeti vastu, siis vaapiseadus võeti vastu ka keeleseadus viimasena lõpuks ja sellel lainel hakkasid kirjutama hästi paljud luuled ja luua ka ilukirjanduslikke teksti muud. Aga siis, kui praegu ma vaatan, et on vist neid, kes, mitte vist, vaid on neid, kes loomingut ära jätnud. Aga see raamat on veel selle poolest mulle tähtis, et siin on ka niinimetatud esimene luuletekst, mis on Udmurdi ofitsiaalses Udmurdi ajaloo kirjanduses on tunnistatud Udmurdi esimese luuletekstina. Ja see tekst on üks ja sama nii komidel, morvalastel, tšuvašidel ja sama tekst on olemas ka taatari keeles, sest kõik need luuletused oli käsu peal kirjutatud ja ületasid siis, olid pühendatud Ekaterina teisele. Ja see luuletus on siin ka olemas. Nii et mul on väga hea meel jagada mälestusi ja kutsuda teid lugema seda raamatut, sest peale seda raamatut ilmusid selles samas sarjas, mida on Pirje Triani kujundanud hästi palju luuleraamatuid. Need on tõesti palju ja viimasel ajal me hakkasime ju avaldama 4-keelset raamatut. Aga see oli selline esimene raamat, mis ilmus siis siin Eestis ja 2-keelsena ja veel ka nii suur. See tõesti sai väga suur tähelepanu nii Udmurdimaal kui ka Eestis. Isegi Eesti suured ajalehed kirjutasid sellest ja ilmus lausa 2 artiklit selle raamatu kohta ja suured pildid olid päevalehes. Udmurdimaal ma käisin, isegi korraldasin selle raamatu presentatsiooni ja ise autorid sai siis selle raamatu kätte. Uhke siis oli üritus ja praegu isegi on hea seda meenutada. Ja täna ma tõin, siia panin, kuna raamatu sünnipäev ja raamat sai 20-aastaseks oma leiba ja oma pihlaga moosi. Mitte ainult sellepärast, et raamatu sünnipäev on ja 20 aastat see on juubel, mida saaks tähistada. Aga sellepärast ka, et suureks juhkajaks ja suureks jõuduandjaks oli mulle Arvo Valtonalegi. Ja
ja selle raamatu juures ta, ma ei tea, kuidas ta tõlgis nii palju ja ta jõudis kõike teha samas tempos, tegi nii nagu ma teksti sain, valisin, siis kohe oli palutud ja kohe oli tõlgitud ka. Ja samuti see raamat ei ilmuks, kui Valtonit ei oleks, et tema oli see, kes kirjutas projekte, kes kirjutas aruandeid, mida ma ei osanud veel too ajal teha. Ja 20 aastat tagasi selle raamatuga koos ma siis tulin Eestisse. Nii et siin ma olen esitatud veel oma Nadja Ptševovodova nimega, aga praegu mind rohkem tehakse juba Mušnadid, nii et selle raamatuga koos oli minu kujunemine ka selle raamatuga koos. Nii et mina tähistan teiega koos täna minu Udmurgi luuleantoloogia sünnipäeva. Ja palju õnne mulle ja palju õnne teile ka, kui valida kõikides nendest raamatutest, mis on Eestis ilmunud, neid on väga palju, raamatusarjagi 4 kokku. See on kõige esimene, mis mulle meelde tuleb ja mida ma võtaks kaasa. Aitäh, Mušnadi sulle ja tõepoolest, kui me räägime soome-ugri liikumisest, soome-ugri kirjandusest ja tõlkimisest, Arvo Valton on see, kes aitas ja tõlkis väga palju keelde, soome-ugri keelde ja keelest, näiteks Eesti klassikat, luuleklassikat soome-ugri keelde ja soome-ugri keeltest Eesti luuleklassikat. Suur tänu ja kummardus talle selle töö eest. Ja seda sama ma saan öelda ka Ersade ja Mokšade kohta. Tema panus on väga suur ja ma arvan, seda hakkavad hindama kõik muud teised ka. Ja nüüd annan sõna Ilnur Hairullinile ja tema räägib Salavat Julatovist. Eesti mäletab, et meil on väga tihedad koostööd on tehtud nii Baškirimaaga kui ka Eestiga juba ammu, aga ta ise räägib, millised need sidemed olid ja on. Tere päevast, kuni ma saame selle esitluse käima, ikkagi suurt vaeva on nähtud, siis ma räägin raamatust, mis on nüüdseks üle 10 aasta vana, et ei ole kõige värskem, aga väärtus sellel püsib, nagu igal väärt asjal. Et nagu ka Natasha just mainis, siis kuigi Baškirite kodumaa on siit 3000 kilomeetri kaugusel, siis meie ajalugu ja eestlaste ja baškiride ajalugu on tihedalt läbi põimunud. Nimelt on meie rahvasangar Salavat, kes osales 19. sajandi talurahva sõjas. Osales siis talurahva sõjas, siis Emilian Pugatšovi poolt. Paljud teist juba teavad, et see lõppes Vene tsaaririigi võiduga ning Salavat saadeti riigireeturina eluaegsele asumisele sunnitööle siia Eestisse, kus ta veetis väga pikka aega, veerand sajandit, mis on pakkunud poolsaja 18. sajandi sunnitööl väga pikka aeg, kodaega arvestades. Aga lisaks sellele oli, et ta oli lahinguväljal kartmatu sõdalane ja vaatamata sellele, et oma lühikese mässu ajal tegevusaasta jooksul kogu tema vastupanu kestiski 1743–74, siis ta sai 3 korda haavata ja vaatamata sellele püsis kogu aeg sadunas. Aga lisaks sellele, et oli kartmatu sõdalane, oli ka ta rahvalaulik ja ta andis edasi oma rahva
oma loomingut, mis on ka tänaseni säilinud. Ja nii mitmedki lood, tema luuletused, tema looming on säilinud tänase päevani ning Eesti tõlkija ning luuletaja Liis Seppel on tõlkinud ilusti ka eesti keelde, mille jällegi leiab meie raamatust. Kuna Salavat oli niivõrd tähtis kuju ja on siiamaani tähtis kuju kogu baškiiri rahvale, siis tema nimi veel püsib ning ka temast on loodud omakorda loomingud, millest 1940. aasta samanimeline mängufilm ja võib-olla ja ka näiteks on ka lavalaudadel esindatud Mustaika Rimi näidendiga Salavat Julajev 7 unenägu ilmsi, mis on ka jällegi Eestiga tihedalt seotud, sest näidendi teine vaatus täielikult leiab aset just Eestis Pakri poolsaarel. Samuti ka see näidend on täies mahus nii eesti kui vene keeles ja unustas mainida, et kogu raamat on eesti ja vene keeles esindatud. Ja loomulikult, kuna raamatu autoriks on Baškiiri kultuuriühendus, eelkõige minu ema Juusa Hairulina, kes on Baškiiri kultuuri esindanud siin Eestis juba veerand sajandit 2000. aastast, siis ja on ka pannud oma panuse sellele, et Baškiirid ja eriti ka Salavat Julajev ei vajuksime unustuste hõlma ka siin Eestis. Ja ta on korduvalt kutsunud ekspeditsioone Baškortostani siia Eestisse. Ja nagu mainitud, siis see meie suhe baškiiride ja eestlaste vahel ei ole ühepoolne, vaid ka Eesti esimene riigipea Konstantin Päts Nõukogude Liidu tulekuga ja tema arreteerimisega saadeti esimesel aastal Baškortostani pealinna Ufasse, kus ta veetis 1 aasta oma vangistuses ja edasi suundus ta edasi Siberisse, kui ma ei eksi. Ning aga mälestus, samal ajal kui mälestus Salavatist püsib Eestis selle raamatu kujul ja ausamba kujul Paldiskis ning iga-aastased mälestussündmused, mis on Baškiiri kultuuriühenduse korraldatud. Samal ajal ka mälestus Konstantin Pätsis püsib ka Baškortostanis, nagu näiteks on peatänaval Konstantin Pätsi autahvel olemas. Samal maal, kus tema veetis oma 1-aastase vangistuse. Ning ma lõpetan selle esituse, kuigi ma mainisin, et raamat on 2-keelne, siis ühe luuletuse või laulu, mida peetakse baškiiride mitteametlikuks hümniks ja mis legendide ja müütide kohaselt oli Salavati kirjutatud. See luuletus on tõlkimata jäetud originaalselt kujul selles raamatus. Selles luuletuses ja laulus ta räägib igatsusest kodumaa vastu ning mul on kaasas ka, nagu näete, baškiiri rahvusriided ja mul on kaasas ka baškiiri rahvuspill, Kurai, mida legendide kohaselt ka Salavat mängis omal ajal. Ja lõpetuseks ma siis esitan selle laulu viisi baškiiri rahvuspiillil Kurai. Just, et tuleb hoopis niimoodi, et luuletuse baškiiri viis tuleb luuletuse saatel.
kızlarım. Tünün kökке ay kalka, gümüşte balkı uraltav. Gündüz kökке ay kalka, altınday balkı uraltav. Bitlerinde uraltav, kamıştay karagay urmanın. İteginde uraltav, balastay bulun kızlarım. Gülden yavun ağlar, harı al seskeler. Seskeler menen hamdukaz, tengere tesbih eyteler. Kadarıp kalkan kıyaştı, hayrat başlay kuşların. Tonyırap batkan kıyaştı, hayrat vata kuşların. Oy uralım, uralım, halu da halu uralım. Gözüm bütmeyde dileginde, yerim bütmene uralım. Tätä paljon meidän tahantana öljä, meidän kui ilmus 10 aastat tagasi siia raamat istimälle salavat julai. Väga aitas meille teakirjastuses Silvi Airo, tänä katuli meille. Tämä oli vasta Stanis Meigali, 7 koos ja kus oli salavat julai päri. Me olimme koos, vasta kutsus meitä. Väga tore, te kutsusite, väga aitäh, kõik tulid ja Silvi sulle ka suur aitäh. Meie ka mäletame sind. Ja suur aitäh tähelepanu. Silvi, kas te soovite ka midagi öelda selle raamatu kohta või oma mälestusi? Aitäh teile. Tänani. Aga Mustadi, kus sa oled? Et meil on natukene aega, et me saame arutada nende raamatute üle. Et palun ütle, et kust saaks, kui kellelgi tuleb soov lugeda Udmurdi antoloogiat, luuleantoloogiat, et kust saab seda osta või kuidas saab tutvuda selle raamatuga? Luuleantoloogia on olemas kõikides Eesti raamatukogudes, siis on müügil veel praeguni saab osta kirjastuskeskuses, kus see on ilmunud ja mina tõin täna 4 eksemplari siia. Aitäh, Tau! Ja Ilnur, sina ka räägi, et kui kellelgi tuleb soov osta Salavat Julaevist raamat, et kus saab osta ja kellega tuleb ühendust võtta? Kui ma ei eksi, siis raamatukoguista on veel olemas ja Tallinna raamatukogudes. Võite otse meie poole pöörduda, meie on ka olemas. Otse tähendab Tallinna Baškiri kultuuriselts Agiseli poole. Meie kingime kõigele, kes tuleb külalised ja sinna võib tellida Rahva Raamatukogu. No, siin võib tellida ja ostma. Meil oli inimesed pöördusid, kes oli Soomes, ostsid seda raamat. Teage, head kuulajad, head vaatajad, kes vaatavad teisel pool ekraani, et selline võimalus on olemas. Saab osta ja rääkida luuleantoloogiast, ühendust kohe Mustnadiga ja kui te soovite raamatut osta, siis Tallinna Baškiri seltsiga saab ühendust võtta Ilnur Kairulliniga. Ja minu raamatut Ersa pärand Eesti arhiivides saab osta Rahvaraamatust ja täna esitluse puhul -10% alahindlust, kellel on soov ja huvi, palun, mul on hea meel ja siis saate ka autogrammi. Ja head kuulajad, kui teil on küsimusi või kommentaare, praegu on aeg selleks. Kas minä toiksin paar sõna ütelda?
ma loodan, et ma jaksan ikka nii palju rääkida, et kõik on kuulda. Mina sooviksin täna, mis on väga tähtis päev selles mõttes, 500 aastat me tähistame Eesti kirjandust. Ja selles Eestis, kes niigi on väike, jaksab veel väiksemad rahval esitada meie eesti keeles oma kirjandust. Nii et soovin sellesse teile jätkus jõudu ka edaspidi esineda niisuguste asjadega. Palju õnne! Suur tänu, Jüris! Aitäh, Jüris, veel kord. Soome-ugri tavade järgi või kommetel Must-Nadi räägib, et ta ise küpsetas leiba, et ta pakub oma leiba selle raamatute esitluse auks. Et Must-Nadi räägib palun ise. Leiba ja ka pihlaga moosi. Nii et tulge proovida, saage osaks. Ja meil on siin Fenno-Ugri asutuse juht Barbi Pilgre. Palun. Palju õnne kõigepealt Nataliale ennekõike siis selle suure töö eest, et raamatu koostamine on ikka üks väga suur töö, et ma kujutan ette, et kui see sul valmis sai, siis oli küll tühi tunne võib-olla ka, eks ole, et niisugune töö on tehtud. Ja loomulikult ma õnnitlen ka toreda raamatu puhul ja aastapäeva puhul siis ka Nadid ja ka väga põnev raamat Salavat Julaevist. Ja siis ma vaatan, et mingi buss ja uus elu Eestis pälvis mu tähelepanu siin mingi põnev kassiraamat vist, et toredad raamatud, aga ennekõike siis Fenno-Ugri asutuse poolt tahaksin ma õnnitleda ikkagi Natalia Ermakovi. Ja siin on siis Fenno-Ugri asutuse selleaastased meened on siis Paul Ariste pildiga kalender, kus on siis Fenno-Ugristika ajaloo suurkujud, kokku tegelikult 13 suurkuju, kes on siis kogu meie Fenno-Ugristika ehk soome-ugri keeleteadusele aluse pannud, et kes on siis tegelikult rajanud ka meie hõimuliikumise aluse, ehk et meie siis hõimuliikumine ju tugineb keelesugulusele ja seda on võib-olla kõigil hea meelde tuletada, et mida see keelesugulus nagu tähendab ja kuidas see on ka siis tänapäevase arusaamani kujunenud, ehk et siin on pikk ajalugu alates 18. sajandi Ungari sellistest multitalentidest, kellest üks oli täheteadlane ja siis äkki nad avastasid, siis oli vist lapi ja ungari keele suguluse või saami ja ungari keele suguluse. Ja tõepoolest siin on siis Tõnu Seilendel, kes on ka teile tuttav ja Fenno-Ugristika keeleteadlane, Fenno-Ugrist ja Fenno-Ugri juhatuse liige on siis teinud selle valiku, ehk et kes on need tähtsad keeleteadlased. Ja need pildid joonistas Soome kunstnik Lee Taiga, kelle me avastasime Soome instituudist. Ehk see on nagu igas mõttes nagu selline rahvusvaheline koostöö ka ja alati tulevad siis põnevamad viljad, kui valiti äkki mingid natuke kaugemad kaastöölised, et saati huvitavama tulemuse. Selline kalender ja siis me tegime sellise Paul Ariste kalendri särgi ka, mis on Lee Taiga pildiga, et selline särk, et üks versioon on siis selline värviline, ma võtsin selle värvilise siis. Ma loodan, et see suurus, sa oled nii pisik, et võib-olla tuleb välja vahetada või ma vaatan, et jah, niimoodi siin on küljapott. Suur tänu. Aitäh ja jõudu edaspidiseks, loodetavasti see jää viimaseks raamatuks ja meie raamat on juba Kirjandusmuuseumi käes, me saime, et siis see autogramm võtaks üks päev sinult. Aitäh! Suur tänu veel kord ja siis praegu saab vabalt meiega vestelda ja arutada ja peatse kohtumisteni.